tere! Elasid kord kaanekangutaja, sisusööja ja põhjanoolija. See on Eesti rahva muinasjutt ja mõnevõrra meenutab iga tekstitöö selle muinasjutu 3 tegelast. Meie sinuga, kallis, oleme kõik need 3. Kaane kangutamiseks täna töötame läbi Ulvi Saare kirjutatud teksti. Alu, tark naine, on kirjutanud teksti pealkirjaga Lõpeta teiste päästmine. Me kangutame kaane, tehes korda õige kirja. Teiseks me saame seda tehes ühtlasi söödud sisu, mis on ja kolmandaks, põhjanoolijana kirjutad sina oma oskusest ilma süütundeta targalt ennast säästa, ehk siis oma elu elamise asemel teiste päästmise ärahoidmine on meie põhjanoolimine täna. Keegi meist ei tule sellega päriselt toime, mida rohkem inimene aitab, päästab, toetab, seda enam hoidub ta omaenese probleemidest. Väga hea on olla hea, siis endale silma vaatama ei pea. Luuletus tuli praegu just. Pealkiri on seekord meil hüüumärgiga ja hüüumärk ongi esimene kaane kangutamise aktsioon, nii et paneme pealkirja lõppu hüüumärgi. Me saame sisu söömise käigus üsna kirju teksti. See on ka professionaalsete kirjanike puhul täiesti tavaline kirjususe aste. Oleme Ulviga ühe raamatu koos loonud. Ma olen Ulvi kõige esimesse raamatusse just niimoodi kirjavahemärgid toonud ja kaane kangutaja olnud. Armsad, head. Mitmes kohas on selles tekstis tekkinud koma asemel 2 punkti. Tõenäoliselt on tegemist miskisuguse klahvide mänguga, ehk siis arvatavalt punktide paljusust komade asemel on suuresti teinud robot, arvut. Niisiis me paneme siia 2 punkti asemel koma ja teeme seda edaspidi siin tekstis veel. Olen siin mõnda aega rääkinud vaikuses olemisest. Miks? Retooriline küsimus ka sinu tekstis on ülihea edasi aitamise nipp. Ise küsin, ise vastan. Tühjus südameruumis kestis mitu aastat. Pool aastat on ainsus. Järelikult ka teda täiendav sõna viimane on ainsuses. Viimane pool aastat olin lihtsalt, ära. Olin lihtsalt ajas ja ruumis. Ma olin ja ei olnud ka. Ma kuulsin, mitte punktid, kuid ei kuulnud. Ikka iseennast.
Teen lisaks ettepaneku täiendada A-tähega. Ma kuulsin, kuid ei kuulanud ikka iseennast. Ma nägin koma, kuid ei suutnud vaadata. Minu elus oli 2 maailma korraga. Heli, mis oli kosmiline muusika, nagu raadiosignaal, mis kord kostus kõvemini ja selgelt, koma, punktid ära, siis kadus kaugusesse. Püüdsin mõista seda olekut, kuni hinge tuli septembris teadmine. Võtame ära koma ja eti, siis ei teki kohmakapoolne etteemaldu. Selle asemele paneme kooloni, kõvemini ja selgelt koolon, siis kadus kaugusse või kaugusesse, ikka hea. Püüdsin mõista seda olekut, kuni tuli teadmine. Ja. Koolon ja tagasi õigele reale. Eemaldu kõigest, mis kurnab, meeletu müra. Info üle doos, üle doos. Doos on karbikene. Mu pea oli väsinud, reaalselt surnud, koma, aga hing tiksus vaikuses edasi. Seega koma ära ja me istutame siia vahele sõnakese perekonnast tegusõnad, mis on lause moodustamisel hirmus tähtsad. Ilma tegusõnata lauset ei ole. Ja siia tuleb tegusõna olin. Seega olin haavatav kõigist. Kes on elus kõigist, mis on elutu kõigest. Olin haavatav kõigist, koma on rea lõpus, kes tahtsid mu info välja sisse pressida. Taandrida, kuidas teiste tahtmised, koma maha, vajutasid mind nende maailma, küsimärk. Nii sai. Kuidas teiste tahtmised vajutasid mind nende maailma, emana, vanaemana teame, et me poole südamega olemegi teiste eludes. Kui laps saab suureks, siis teeme aitab. Ma olin autopiloodil. Nüüd me teeme sellesse tekstisse otse kõne. Jutumärgid algavad rea alguses. Lõpeta teiste päästmine, hüüumärk, jutumärgid kinni. Punkte ei ole. Jutumärgid algavad alt, lõpeta teiste päästmine, hüüumärk, jutumärgid kinni. Otsekõne keskele on paigutatud saatelause, kõmises lause üha tugevamalt. Jutumärgid algavad alt, ära ole turvapadi, hüüumärk, jutumärgid kinni, mõlemad laused teineteisel pool. Saatelauset selles otsekõnes on käsud, sellest need hüüumärgid. Inimesed on kõik siin teekonnal enda sisse selgusele. Kui sa oma mugavustsooni ei muuda, siis oled kaduvas maailmas. Kõik, koma, mis sind piirab ja see, koma, milles kinni oled,
see võetakse, lisame siia vahele sõna sinult, sest muidu võetakse liiga üldiselt ära. Ka see juhtub. Aga Ulvi peab silmas, võetakse sinult ära kas konfliktiga või jõuliselt katastroofiga. Seda olukorda näen maailmas palju. Kas on juhus, et hinged lahkuvad kollektiivselt ja meie halame kõrvaltvaatajatena tegelikke asjaolusid teadmata? Ei, ütleb Ulvi. Mis on tühjus või tühi olek? Tühi olek võib olla kirjutatud nii kokku kui lahku. Ulvi eelistas lahku. Olgu nii. Seisund, kus vana pole lõplikult lahkunud, aga uus sätib oma tulemist paika. Sel ajal sa oled nagu õhus hõljumas ja vaatled iseennast kõrvalt. Joondumine, ruum tühjeneb vanast mustrist, omamise vormist, lause jätkub väikese tähega ego vormist. Lause jätkub ja isegi koma ei ole vaja. Omamise vormist, ego vormist, kahe väikese tähega maailma vahel. Tegelikult korraga mõlemas hinges. Ulvi on kirjutanud teksti mineviku vormis, mil moel ta oli kahe maailma vahel mitmeid kuid. Seega tuleme ka selle lausega minevikku. Hinges oli väsimus kõigest, mõte oli tühi. Ei mäletanud eilset päeva, aga homne polnud olemas. Tegelikult tiksusin tund korraga, mul polnud ajajoone mälu. See oli kadunud. Tõmbame sõna kuskile lihtsalt maha. On variant kirjutada, see oli kadunud kuskile, väikese tähega üks lause ilma küsimärgita, aga seda kuskimiskit polegi tegelikult tarvis. See oli kadunud. Emotsioon töötas, vana versus uus lainel. Versuse puhul jääb nimetavasse käändesse uus. Vana versus uus lainel. Järgmises lauses on rutanud teksti autori mõte sõrmedest ja sõnadest ette. Me tõmbame maha tahan, sest ja kirjutame tänaseks. Mälu meenutas kunagisi helgeid aegu, lause jätkub väikese S-iga. See täitis meele õnnetundega. Ja siis järgmisel hetkel, ei ole oli hinges tühjus, siis teadmine, milleks mulle seda kõike vaja on. Ei ole küsimus. On teadmine, milleks mulle seda kõike vaja on, punkt. Tegelikult kaotame ära siit taandrea, siis sedapidi Zorroga. Sa ju tead neid tingmärke, kuidas see käib. Kaotame ära taandrea, lause jätkub väikese K-ga. Kogu mu närvisüsteem sätib. Ulvi on kasutanud korduvalt alale ütlevat käänet uuele. Eestlane võiks kasutada ka
saavat käänet ehk siis uueks. Me ei saa autorile väga dikteerida stiili. Mina kirjutaksin uueks. Ulvi kirjutab uuele ja tal on see õigus. Joondub ehk reastab uuele mitmele platvormile korraga. Kogu planeet Maa võrguväljaga ühinemine. Koma. See on loetelu, mis seal joondub. Leijooned, koma. Lille Lindmäe ütleb nende kohta leiliinid. Need on planeedil Gaia samasugused energiajooned nagu sinul, kullake. Gaia on väga sinu sarnane, mu armas. Jooned on Ulvil, koma, väikese veega, valguse sambad, võib-olla nii kokku kui lahku, ta isegi pigem peaks olema kokku, valguse sambad, koma, no et samas ei kuuluks valgusele, eks. Valguse sambad, koma, millega resoneerume ja mis on nende kõigi 8–10% valgustöötajate väikese tähega ülesanne. 8–10% inimestest on siin selleks, et ise tõusta, teistele valgust näidata ja olla pidevate rünnakute käes ja pidada vastu. Seilasime, teame. Ühinemine kõigega väikese tähega. Ja ei ole hüüumärki, vaid on punkt. Ühinemine kõigega, punkt. Südames toimus suur restart. Täna on see rahunenud koherentsusele kalibreerimine ei ole, on kaliiber, kalibreerimine ka. Ma tean, kes olen. Järgmises lauses on sündimas tegusõna lause liikmena öeldis. Ka seda mäletan, mis oli minu eelmises elus Austrias. Väline maailm ei paku rõõmu ega kurbust, see on aja mõõtmest välja astumine, puhas olemise vorm. Olgu siis suured tähed. Minu sisemine mina teab, mida ta vajab. Mitte keegi ei saa mulle öelda, mida vajan, kuni ta pole näinud mu sisemist võitlust ja kogu karma ajajoont. Täna saan ma kuulata, ära vaid iseennast, vaid ennast. On kaht moodi vaid, üks on tingimuslik, mitte see, vaid too. Antud juhul on meil jutuks vaid tähenduses kõigest üksnes ainult ja selle ette meil koma ei käi. Armas teeline, otsi see helge tark suure tähega, kes näeb su ajajoont. Ta on valmis minema sinu, kasutame siin pikka asesõna vormi sinu, hinge lõpmatutesse ruumidesse ja leidma selle mustri, mis aitab leida parima lahenduse. Ütlen sulle, see pole tunnine, pigem tunniline. Lisame silbi li. See pole tunniline teekond, tegemine. See vajab aega ja rahu. Usu
punktid ära, mõttekriips, jumala hästi sobib. Tõde on sinu sees, see pole kunagi olnud väljas 7 maa ja mere taga. Sam. Sinu ajajoon teab, mis on kogu kehastumise ülesanne. Veri mäletab, hing mäletab, liin mäletab. Ole hea, liigu selle poole, punktid ära, nende asemele kas koma või koolon, mõlemad on väga hästi. Ja tulemus on ole hea, liigu selle poole, koolon, see on ainus koma, mis on väikese tähega. On oluline, et sa endale teadmata ei annaks kellelegi silpide järjekord, sõbrad. Selleks, et aru saada, miks peab olema järjekord kellelegi, proovi omaenese nimega. Katillegi meeldivad silbid õiges järjekorras. Katikile on lappes. Kellelegi ära oma ajajoone väge väikese tähega ega esivanemate väikese tähega tarkust. Me tajume, miks teadja naine on kirjutanud neid suuri tähti. Kui neid suuri tähti on palju, siis nad kaotavad väe. Piirdume väikese tähega sel juhul, kui tõesti on väga sõna, on tal vägi alles, ärme devalveeri väikesi tähti, suuri tähti. Jep. Seda on juhtunud paljudega, kogu esoteerika maailm, maagia, tarokaardid, ilma teeta. Originaalis sõna on tarot. Tükiva tõhiga lõpeb, sel juhul peaks olema käänates üle koma taro. Aga me kasutame täitsa eesti keele moodi ilma igasuguste apostroofideta, nii et tarokaardid. Religioon ainsuses. Religiooni sees on erinevad usundid ja sektid, konfessioonid. Aga religioon ainsus ja kõik muu vaimse maailmaga seonduv, koma ära, kaotab oma tähenduse. Keerame tiitel teise külje. Et jätkata kangutades sisu söömist. Uues ajas näevad kõrgemad olendid, no las olla suured tähed, vaid minu, sinu, meie valgust. See on mäletamine, kes olen, mis oli ja mis tuleb. Mu viimased pool aastat on olnud endas seest tõe otsing. Piisab otsing, ära ja uuele häälestumine. Täna ma jõudsin kohale, täitsa hästi on, kui on lõpus punkt ja ees ei ole dot. Ilma nende 3 punktideta täna ma jõudsin kohale. Hommikust alates näen kogu oma selle elu pilte, mu silmade ees liiguvad kaadrid. Nagu nüüd on meil moodustunud Ulvil hübriidsõna. Meil on 2 asja. Variant 1, filmilint, variant 2, kinolina. Kuna tagapool juba on ükskord sõna filmilint, võtame siis esimesel korral kasutusele sõna kinolina. Siis ei kordu sama sõna. Niisiis harutame hübriidi lahti ja saame kinolinal. Ma liigun ajas, kus olin, elasin ja kasvasin. Seigad, mis olid koomilised, valusad ja ohtlikud,
kuid mille. Meil on eesti keeles salaja samuti lõpetatud ja lõpetamata tegevus, nagu vene keeles совершенный ja несовершенный vid. Kui sa peidad ära mida, sa teed seda praegu, sa oled protsessis, sa peidad ja peidad. Kui sa peidad ära mille, tehtud, done, finito. Kuid mille mu mälu oli ära peitnud? Traumad, sama mille olin kokku pakkinud karpidesse. Aga ilma punktide ja asjadeta, aga selles polnud kurjust ega ego, teadmine ja mälu. On vaid rõõm ja kasvamine. Ma istun ja joon kohvi ning näen iga hetke siin, mehe lapsepõlvekodus kokku, mis oli enne mind, näen oma lapsepõlvekodu, kuhu kolisin 4-aastaselt. Ma kirjutaksin 4 lahti sõnaks. Kui autor eelistab numbrit, siis ikka on kokku kirjutatud 4 sidekriips. Antud juhul saab temast poolitusmärk, mis on rea lõpus. 4 poolitusmärk aastaselt. Metsa, kus jooksin, maasikaid ja muulukaid korjasin, kuusepuu, mille metsas ära ehtisin ja teine puu, mille otsast alla kukkusin. Kõike. 1 hüüumärk, palun. Tänan. Pildid liiguvad filmilindil, enne siis oli kinolinal ja nüüd filmilindil. Pildid liiguvad filmilindil, kroonikate mälu. Akasha kroonikad, kui soovid teada, mis need on. Doktor Google. See, mis on isiklik. Lapsepõlve kõige helgemad tunnid, kuid ka need, mis kurvastasid. Aga ma ei tunne kurbust, pigem tajun, et see tegi mind tugevaks. Ka need hetked, kui mu mõte polnud puhas ja tegin kellelegi, Ulvilegi, mitte Ulvigile, kellelegi haiget. Mitte tahtlikult ning ära, kui palju ma olin haige. Sama. Uutsiisus, hüüumärk. Yes, see on nii tore. Kui me ütleme Jeesus, siis on asjal liiga tihe side Jeshua ben Josephiga. Kui noored ütlevad Jesus, nad kirjutavad selle ka, väikese tähe ka. Ja kui meie põlvkonna tark naine ütleb Jeesus, see on nii naljakas, nii oma ja nii tabav. Aitäh, Ulvi. Uutsiisus hüüumärk. Aga mu mälu ütleb, et see oli vanematelt saadud energia, mille ma realiseerisin, järel punkte ei ole, et teha ruumi oma loomingule. Näen armastuse puhast maailma, kuid kurb on vaadata, et seda, mis on puhas armastus, komast piisab. Kriipsukene lahkub. Seda, mis on puhas armastus, on maailmas järgi, eeskujul järgides, alles. On maailmas järel vaid 15%, vaid ja numbri vahel
tühik. Inimesed, kes kannavad maske, sest kardavad olla koma ära, nemad ise väikese tähega. Inimesed, jätkame samas käändes, inimesed, kelle taga on tumedad olendid teatud tegevuse või sageduse tõttu. Inimene ise ei pruugi olla tume, kutsub teemonid jama majas. Miks tume maailm meid saadab? Et me väljuksime, kasutagem tinkivas kõneviisis pöördelõppe. See kingib meie keelele õhulisuse, elegantsi, täiuslikkuse. Et me väljuksime selle maatriksist, hirm, viha, kadedus, mida suuremad poesidekriips ja haiglaruumid, ehk siis poeruumid ja haiglaruumid. Sidekriips asendab puuduvat liitsõna osa. Poesidekriips ja haiglaruumid sisaldavad kodu, milles elad. Kui selline selginemine tuleb paljudel, siis on kergem mida? Jõuda. Ja me jätkame lauset sirge seljaga ja efektiga. Siis on kergem jõuda kergusele, väikese tähega, jõuda kergusele, selgusele ja uuele sagedusele. Lõppsõna. Nagu te näete, tekst algas sellest, et Ulvi tunnistas, et on mõnda aega kogenud ja sellest rääkinud, kuis me oleme vaikuses. Ja lõppsõna võtab väga hea stiili ja laadiga teksti kokku, pöördub tagasi algusse ahaa-efektiga. Seda oli mulle väga vaja, et mõistaksin inimesi veel sügavamalt aidata, koma ära oma hingenõustamisel. Hingenõustamine, Ulvi tegevus, üks sõna, poolitusmärk, lause rea lõpus. Sügavamalt aidata oma hingenõustamistel. Inimesi palju, järelikult ka hingenõustamised, kui Ulvi missioon on mitmuses. Et mõistaksin inimesi veel sügavamalt aidata oma hingenõustamistel. Aitäh! Ma lasen olukorral settida. Püüan olla veel selginemises. Kodus teen tööd ikka. Ulvi peab silmas valgustööd, mitte tolmuimejaga ringi lendamist, mis ei olegi õieti töö, see on kodule pai. Olge hoitud, ütleb Ulvi Saar ja mina ka. Ma armastan sind.